kõige värvikirevam, kuna meil oli erinevaid vigastusi ja tervisehädasid. Kuid oli ka mõni edukas start. Näiteks meistrivõistlused, kus 130 ja 135 läksid väga hästi, kus hobune üllatas mind väga positiivselt. Ilmselt ka kõik võistluste jätkud ehk siis õhtused koosviibimised olid väga toredad ja lõbusad. Mõne hooaeg võiks tuua meile ühe suuremaid sõite ja starte, kuna hobune on piisavalt kogenud ja kui ennast vormis hoida ja tõestada, siis ma arvan, et võib olla veel kõrgele. Läks meie kallis treenerit, kelle rõõmsameelsus ei jäta poolel ühtegi pidu ega ühtegi treeningut, kus ei teki kunagi halba emotsioone, kuna kõik keeratakse vastupidiseks. Ja ma arvan, et peaks tõritama enda hobust, kes on nii võrratud kena, ilus, kuigi on ka halba päevi, aga nendest saab väga kirjutada edukalt üle. Ja muidugi enda tiimi, kes on meeletult rõõmsameelne ja entusiastlik. Meelde sündmusteks oli see, et ma sain lõpuks minna Ruila kevadtuurile võistlema ja siis ma sain meistrikatele minna võistlema, seepärast et ma 4. aastat juba tahtsin sinna minna, poniga ma ei saanud kordagi minna. Siis kõige meeldejavam sündmus Keeniasega oli kindlasti see, et oli hästi parimaks 4-aastaseks hobuseks takistussõidus. Siis oli see, et käisin Leedus võistlemas, ma ei ole kunagi varem sellises suures hallis võistelnud, kuigi mu start olid küll mingi öösel pimedas, aga siiski see oli uus kogemus. Siis järgmiseks aastaks ma soovin seda, et ma suudaksin jõuda kuidagi noore tasemeni, sest ma ei ole enam juunior. Ja Keeniasega on ka kindlasti plaanis tsempionaadile minna. Ja siis ma sooviksin tervitada kõiki, kes seda vaatavad ja kes on võimaldanud mul ratsaspordiga tegeleda. Ma arvan, et kindlasti see, et ma sain uue hobuse, siis see, et ma osalesin Eesti meistrivõistlustel ja ma sain 6. koha, millega ma olen väga rahul. Ja ma arvan, et Saaremaa võistlus ja Hiiumaa. Need jäid kõige rohkem meelde. Ja ma arvan ka, et oma hobuse saamine meelde siis ka Hiiumaa. Ma arvan, et horse show, et kui mitte võistlejana, siis hobuse omanik. Ja kindlasti, et võistlustel hobune toimiks ja oleks hästi. Ja tahaks palju võistelda ja siis, et Charmingul oleks head tulemused ja ükskõik ka siis minuga siimuga. Järve tiimile. Ja emmedele ka. See hooaeg on olnud minu jaoks suhteliselt keeruline, sest ma alles tulin ratsasporti tagasi. Mul oli täiesti uus tall, uus treener ja uus hobune ning selle kõigega harjumine võttis omajagu aega. Kõige meeldejäävamad on minu jaoks olnud esimesed hüppetrennid, kus mu armas treener Siim pani mulle hüppamise eest hindeid. Ja kui ma oma esimese 4 kätte sain, siis ma olin nii õnnelik, et lõpuks ometi ma saan millegagi hakkama. Ja oli selline tunne, et peaks seda lausa tähistama. Uuelt hooajalt ma ootan kindlasti koostöö paranemist oma hobusega ning stabiilselt korralikke tulemusi võistlustelt. Tervitaks kõiki Sinijärve tiimi inimesi ja hobuseid ning sooviks kõigile algavaks hooajaks palju edu. Hea hooaeg oli kokkuvõttes ja ma arvan, et sellest hooajast sai kõige rohkem meelde meie esimene 115, mis oli Nende karstustiga Hiiumaa Kärdlas. Ja Põhjamaade meistrivõistlused 3 võistluses, kus tegelikult ma enda tulemusega rahul, sest see oli väga konkurents. Poni aasta mul saanud kaheks läbi, kus projekt seisab seal kõrval. Et sellega loodan, et hakkab hästi ja veel mingeid suuri eesmärke püstitada ei tahaks, aga näis, tahaks tänada kindlasti kogu oma peaaegu 3 aastast hobuni omanikke, et nad mulle nii suurepärase võimaluse andsid. Ja juba ette tahan tänada ka meie omaniku Kariku. Ja kõigile teistele soovin head vana aastat ja paremat tuud. Nagu ka teile jäi mulle eelmisest aastast meelde kõige enam saarte peal toimunud võistlused, mis olid väga hästi korraldatud ning Uue Mõisa karikas, Kavalori kapp. Otse loomulikult head tulemused, mis toodi võistlustel, siis kõik meie koos veedetud õhtud enne võistlusi ja peale võistlusi. Samuti võib-olla see, et meie tiim suurenes ja meil on väga-väga vahvad inimesed seal.
samuti ka väga vahvad hobused, ei saa unustada hobuseid. Ning uuelt aastalt soovin kõige enam vast seda, et hobused oleksid kõik terved, võistlejatel oleks kindlasti raudset närvi, et pidada kõik starti vastu ilusti. Ja otse loomulikult ootan, et meie tiim veelgi suureneks, sest meil on nii lahe lihtsalt ja me ootame enda hulka veel palju ägedaid inimesi. Ma tervitaks kindlasti Sinijärv tiimi liikmeid, samuti kõiki lapsevanemaid, kes on kogu selle pingelise hooaja ilusti üle elanud ja meiega uude aastasse tulevad. Ning hobuseid on väga tähtsad. Ja kindlasti soovin kõigile head uut aastat. Kuna uus aasta tuleb ahvi aasta, siis otsustasime meie Sandroga selle just võtta vastu nimelt banaaniga. Ja täpselt niimoodi.